Tervist! Tänases osas valmistame jõulukuusele jõulukaunistusi. Kõige paremad jõulukaunistused saame loomulikult kuusekäbidest. Käbidest kaunistuste tegemine on lihtne. Sul on tarvis käbisid ja traati. Kui nüüd tekib küsimus, kus kohast käbisid saada, siis kõige parem koht kuusekäbide leidmiseks on kuusemets. Kes tahab, minge korjama. Puu otsast või puu alt. Juhul, kui sul oma metsa ei ole, siis riigimetsast võib igaüks käbisid korjata. Täpselt nagu mustikaid ja seeni. Kui sa tahad riigimetsast aga jõulupuud, siis see on natuke teine teema. Siis pead sa RMK'st loa küsima ja kuuse eest maksma. Niisiis, käbi jõulukaunistuseks. Seda on võimalik teha mitmel viisil. Esiteks, traat tuleb kerida käbi sabaotsa lähedusse. Kerid traadi ümber käbi ja teed aasa, keerad traadile sõlme peale. Selle meetodi eelis on see, sul ei ole tarvis mingeid erilisi abivahendeid. Traadi asemel võid loomulikult kasutada peenemat nööri või paksemat niiti. Mina kui vana metallitöömees eelistan traati. Traadiga saab teha kõike. Parandada kempsupotte ja valmistada jõuluehteid. Ja. Erinevalt tuppa toodavast jõulukuusest saab käbisid aastast aastasse uuesti kasutada. Mõnes peres võib sellisel viisil valmistatud jõuluehe vastu pidada 100 aastat või enam. Teine kuusekäbist jõulukaunistuse valmistamise meetod eeldab trelli olemasolu. Minul on akutrell ja sellega puurin käbi sisse augu. Kui sa nüüd arvad, et see on mingi lollid ja teadus kuusekäbid eri saada, siis eksid. Mina ei kavatse endale näpu sisse puurida. Kuid see on õige. Kõik võimalikke tööriistu käsitsedes tuleb olla ettevaatlik. Mina antud juhul tean, millise jõuga ja kui sügavale puurin. Sinul on võib-olla kuusekäbisse augu puurimisel mõttekam abi küsida isa või vanaisa käest. Või vähemalt palu, et keegi oleks juures, sest juhul, kui sa omale näpu sisse puurid, on vaja kedagi, kes kiiresti plaastri toob. Või, ma ei tea, kiirabi kutsub. Nagu olen ka varem öelnud, kõike, mida YouTube'i videotes tehakse, ei ole tarvis järele teha. Enne tuleb asi läbi mõelda. Mina teen asju nagu teen, kuid see ei ole tingimata ainuõige. Oluline on ise oma pead kasutada. Olen töötanud igasuguste suurte metallitöömasinatega ja võin kinnitada, et väga lihtne on mõnest oma sõrmest ilma jääda, nii et töömees ise ei saa arugi, et midagi on juhtunud. Minuga küll seda peaaegu ei ole juhtunud, kuid olen näinud töömehi, kellel freespink on nende ettevaatamatusest või turvanõuete eiramisest kopsu ja maksa sõna otseses mõttes segi keeranud ja arstidel ei ole enam mitte midagi teha. Ja see on väga kurb. Teine meetod, kus puuritakse auk läbi käbi, meeldib mulle isiklikult veidi enam, sest sellel käbil on siis see aas kenasti sümmeetriliselt käbi kohal. Kui nüüd mõelda, kuidas teha head asja veel paremaks, siis sa võid osta poest purgi hõbehalli aerosool värvi ja katta käbid nii umbes poolest saadik hõbedase värviga. Mina mäletan sellisel viisil valmistatud jõulupuukaunistusi oma lapsepõlvest. No sellest on tänaseks üle 40 aasta. Kuid see selleks. Head meisterdamist.